Tere tulemast Argipäeva pooltundi. Mina olen Margarita, olen raamatupidaja, ettevõtja ja ka alustavate ettevõtjate konsultant. Tänases saates on meil külaliseks ettevõtjate taustajõud ja virtuaalne assistent Kaja Suviste. Tere, Kaja! Tere, Margarita! Mul on hea meel, et sa mind külla kutsusid siia rääkima oma teekonnast. Ja see on nii tore, et sa tulid täna laivi külalise rollis, et eelmine nädal juba korra Kajaga saite tutvuda läbi laivi, kus ta siis oli intervjueerija rollis, et täna siis teistpidi ja seoses minu väikese elumuudatusega nii-öelda siin augustikuus tuleb rohkem ette, kus te hakkate Kaja nägu siin nägema, sest Kaja on nii super tubli assistent, kes oli nõus siis appi tulema ja mõned nädalad siis mind laivides asendama. Ja ma olen tõesti väga tänulik selle üle. Aga sa võid alustuseks räägi, sul oli nüüd eelmine nädal võimalus esimest korda olla laivis, olla siis nii-öelda intervjueerija rollis. Milline emotsioon sind tagantjärgi nüüd valdab? Eks natukene oli ka sellist närvi sees, sest et see oli esmakordne kogemus mul sellises vormis siis laivi läbi viia. Et ma olen varem küll laivis olnud samamoodi külalise rollis, aga niimoodi laivi läbiviimist ma tegin esimest korda. Kuid ma ütleksin, et kui esimesed minutid sai juba seal vesteldud, siis läks ikkagi nagu lihtsamaks, et tegelikult ma kartsin natukene rohkem, kui oli põhjust, et tegelikult ei olnud üldse põhjust karta, et kõik oli väga sujuv ja mulle väga meeldis seda ka läbi viia. Nii tore. Saad täna olla teistpidi rollis, kus oled siis külalisena ja minu mõte siis alati ongi nende laivdega olnud, et ettevõtjaid mugavustsoonist välja ka tuua, et tulla ja julged rääkida oma teenustest ja tegemistest, et siis annab natukene tõuget juurde, et ka muul ajal seda nii-öelda julgemalt teha. Ja just. Aga ma uurin sinu käest kõigepealt sinu ettevõtlusteekonna alguse kohta, et kui kaua sa nüüd oled ettevõtja olnud ja millest tuli üldse selline tõuge, et hakata ettevõtjaks? Ma ametlikult juriidilises mõttes ma olen tegelikult ettevõtja olnud alates nüüd mai lõpust, aga teenust pakkuma ma hakkasin veebruaris tegelikult juba, et esialgu ma siis kasutasin arveteenuse lahendust, enne kui ma asutasin päris oma ettevõtte. Aga virtuaalassistendi ametist ma kuulsin esimest korda eelmise aasta oktoobris ja siis hakkaski tegelikult minu see ettevõtlusteekond vaikselt pihta, sest et paar kuud hiljem detsembris liitusin ma juba virtuaalassistentide VIP-klubiga, kus hakkas peale väga kiire eneseareng ja teadmiste täiendamine siis selles valdkonnas. Ja väga põnev. Kas sa lühidalt oleks nõus ka rääkima arveteenusest, et mis see endast kujutab, et juhul, kui keegi kuulajatest huvi peaks tundma? Jah, enne ettevõtte asutamist on tegelikult see hea variant nii-öelda proovida, kui võib-olla ei ole veel nii palju kliente, et oleks seda julgust siis näiteks oma ettevõtet asutada või kui on see maht lihtsalt väga väikene. Et seal on väga lihtsalt, saab esitada arvet samamoodi nagu ettevõtte alt, kuid seal on siis see erinevus, et kõik sotsiaalmaks, tulumaks, pluss siis ka veel siis platvormi teenustasud, et need lähevad kõik automaatselt siis maha. Et selles suhtes on nagu lihtsam, et jääb ära kogu raamatupidamine, kuid ta on kokkuvõttes ikkagi kulukam. Et kui ikkagi need arved kasvavad ja kliendibaas kasvab, et siis ta nagu pikas plaanis ta ei tasu ära, et ikkagi see on pigem nagu väikese mahuga ettevõtte jaoks. Ja selliste ühekordsete tööde jaoks siis näiteks, et kui on üks kord tuleb ette või mõned üksikud korrad, et on vaja arvet väljastada, et siis see võimalus on olemas. Just. Aga kui mugav on seda arveteenuse keskkonda muidu kasutada, et neid kliendi andmed, kas need säilitatakse seal või kuidas sellega on?
Ja, et korduvaid arveid ma selles mõttes ei pidanud nagu uuesti, andmeid ei pidanud uuesti sisestama, et see kasutamine oli tõesti hästi mugav tegelikult, et kõik käis väga lihtsalt, selgelt ja selles suhtes oli hästi mõnus kasutada küll. Mhm. Ja, no väga tore, et sa oled ettevõtjaks hakanud ja tõesti ettevõtlus annab siis selle võimaluse, et sa ei pea kõike palgana endale välja maksma, vaid sa saad kulud ikkagi maha arvata sealt ja selle võrra on maksukoormus väiksem ka. Sinu töö üheks eripäraks on asukohavabadus ja see on ka üks, ma ütleks nagu üks suurimaid motivaatoreid, miks üldse virtuaalse assistendi teenusega pihta hakata. Millised on sinu nii-öelda ekstreemsemad näited asukohavabast tööst, et kuidas sina selle oled enda kasuks ära kasutanud? Ehm, Ma tegelikult veel ei ole jõudnud proovida selliseid väga ekstreemseid olukordi, et ma küll siin tegin enda Instagrami ühe sellise huvitava riili, kus ma siis näitasin, et on võimalik näiteks kasvuhoones oma töid teha või näiteks batuudi peal, samal ajal kui lapsed ümberringi jooksevad. Et tegelikult see vabadus on jah, hästi nagu piiritud, seal ei ole nagu piire, aga ma loodan, et ma saan tulevikus seda rohkem proovida ja katsetada, et näiteks kui ongi juba võimalik rohkem reisida, et ongi, ma ei pea olema kindlasti just näiteks Eestis, ma võin minna täiesti südamerahuga välismaale puhkama ja samal ajal, kui ma puhkan, ma saan ka oma tööülesanded ära täita. Mhm. Ja just, no väga põnev. Sina toimetadki ju tegelikult laste kõrvalt ka, et kuidas sina oled näiteks suvisel ajal oma töid planeerinud, et kui lastel ongi siin kas koolivaheajad või lasteaias suvepuhkused, et tihtipeale siin juulikuu on näiteks vaba, et kuidas sina oled oma aega seadnud või seda tööaega planeerinud niimoodi, et sa jõuaks lastega olla ja jõuaks kliendid ka teenindatud? Minu puhul on kõige paremini aidanud ikkagi see, et ma hommikuti proovin ärgata varem. Et ma proovin ikkagi selline 2-3 tundi enne laste ärkamisaega siis ärgata. Et suvisel ajal nad õnneks magavad ka natukene pikemalt, aga et minu jaoks jah, see hommikune aeg, et see kas või 2-3 tundi annab minu jaoks väga palju ja üldjuhul ma jõuan ka kõik sellised kiired asjad siis ära teha hommikuti. Mhm. Ja, no väga hästi. Ja. Kas sina oled ka enda klientide puhul täheldanud, et nemad ka suvel rohkem puhkavad? Ja olen küll, et mul paar klienti just soovisidki siin suvisel ajal natukene võttagi pausi, aga et üks klient nüüd juba augustis jõudis minu poole tagasi ja teine klient nüüd võtab natukene veel pikemalt puhkust ja siis pöördub sügisel tagasi minu poole. Mhm. Ja ma olen ise ka täheldanud seda raamatupidamise töös samamoodi, et suvi on niisugune rahulikum aeg, et siis on raskem klientidelt arveid kätte saada ja kõik see, et juba ongi kõik puhkuselainel, võib-olla kuskil välismaal ära, et peab selliste asjadega arvestama, aga samas on jälle nagu hea, et kui sa ise tahadki või ongi vajadust nii-öelda laste kõrvalt rohkem kodus olla, et siis see võimalus on suvel õnneks nagu olemas nende tööde puhul. Just. Sa mainisid ka, et oled assistendi VIP-klubi liige. See oli vist nüüd sügisest, kui ma nüüd õigesti mäletan. Ja 1. detsembrist liitusin. Ja mida sa ise tunned, et mis see VIP-klubi sulle juurde on andnud ja kuidas see on sinu tööle andnud tõuke juurde? Mina ise tunnen, et ma olen väga palju sealt saanud, et lisaks siis nendele tehnilistele teadmistele, mis meile need klubis olevad programmid on andnud Liina Ustumaa poolt loodult, siis kogu see kogukond on hästi kokkuhoidev ja kõik toetavad üksteist. Kui on mõni mure, siis alati on väga kiire lahendus sealt kohe võtta ja samuti ma olen ka leidnud sealt endale mõned arengupartnerid, kellega me igapäevaselt suhtleme, hoiame üksteist kursis oma ettevõtlusteekonnaga või arutleme teinekord mõtteviisi teemadel.
et minu jaoks see virtuaalassistentide VIP-klubiga liitumine oli tõesti elumuutev kogemus, et kui ma poleks liitunud VIP-klubiga, siis ma ei oleks hetkel selles punktis, kus ma olen praegu. Mhm. Nii tore kuulda ja nii palju, kui ma sotsiaalmeedias olen jälginud ja Liinat jälgides on silma jäänud, siis paistab tõesti selline ülitore ja mõnus kogukond olevat, kus inimesed omavahel saavad suhelda, pluss siis virtuaalsetel assistentidel tõesti see suur boonus, et sa oled ümbritsetud teiste oma ala spetsialistidega ja kui kuskilt endal jääb vajaka, siis saab teiste käest kohe nõu küsida. Et see kogukonna tunne paistab, et seal on tõesti hästi tugev. Et nii Ja et meil on ka niimoodi, et me ei võta üksteist kui konkurente, vaid kui me võtame üksteist kui kolleege, et me oleme kõik selles mõttes, me teeme kõik ühte asja, küll igaüks erineva nurga alt, aga et alati, kui on mingi probleem, et me kõik ikkagi aitame üksteist, igaüks annab nii palju nõu, kui ta oskab, et me olemegi sellised hästi kokkuhoidvad ikkagi. Mhm. Ja Piia on ennem kommenteerinud, et Kaja on mõne kuuga tähelennu teinud. Mis sa ise tunned, milline on see tõukepunkt sinu jaoks olnud, et kust see kõik alguse sai, et tuli selline tähelend nii-öelda? Ma arvan ikkagi, et sealt, et kui ma alles alustasin ja mul veel ei olnud kliente, siis ma pühendasin väga palju aega sellele, et olla hästi palju pildis. Ma olin sotsiaalmeedias hästi aktiivne, tegin palju postitusi. Samuti ma ka reageerisin gruppides erinevate, samamoodi kas laivide või postituste all. Et ma arvan, et see andiski selle tõuke, et ma olingi lihtsalt hästi palju pildis ja nähtaval ja Mhm. sealt ka hakkasid kliendid tulema ning sealt ongi nüüd lumepall nii-öelda aina veerenud ja veerenud. Mhm. Ja no minule sa jäid ka esimest korda silma sotsiaalmeedia vahendusel, ka vist äkki Instagramis tõenäoliselt ja samamoodi see sinu siirus ja soojus inimesena paistab kohe igalt poolt silma, et sa oled tõesti selline toetav, abistav ja nüüd sa ju võib-olla ma valetan, aga kas alates juunist teed Liina Ostumaga ka koostööd? ja, ja Liina käest ma küsisin ka siis, kui ta nüüd Viljandis käis alles hiljuti, et kuidas on sinuga koostööd teha ja mõtlesingi, et kui Liina kiidab Kajat, siis järelikult Kaja peab hea assistent olema. Ma olen nii tänulik Liinale, et ta mulle selle võimaluse andis, sest et see tõesti tähendab minu jaoks väga-väga palju. Mhm. Mhm. Tore, aga ma küsin sinu ülesannete kohta, mis sa virtuaalse assistendina teed. Millega sa siis peamiselt ettevõtjatele abiks oled, milliste ülesannetega sinu poole võib pöörduda? Hetkel ma võiks öelda, et kõige suuremas mahus mul on hetkel sotsiaalmeedia haldamist, et teen postitusi siis nii Instagrami kui ka Facebooki. Näiteks assistendikooli puhul ma haldangi Facebooki lehte, kuhu ma teen siis erinevaid postitusi, aga, aga samas ma olen aidanud ka näiteks mõne väikese mahus ürituste korraldamist. Turundamisel olen alati abiks olnud, kui on mõni üritus tulemas, siis minu üks uuem valdkond, kus ma olen ennast nüüd ka vaikselt arendamas, on metareklaamid. Et seal ma olen küll alles nüüd õppimisjärgus, aga on juba mõned kliendid minu poole pöördunud ja ma olen neid ka juba saanud abistada. Samuti meiliturundus on üks selline valdkond, mis mulle huvi pakub. Ja loomulikult erinevad ülesanded tabelite ja numbritega, sest et mis ka mind tegelikult paelus selle virtuaalassistendi töö juures, oli see, et ma olen juba aastaid varem, mul on olnud endal huvi nii raamatupidamise kui ka kõige sellega seonduva vastu, aga ma ei ole nagu päris sinnapoole nagu õppima läinud ja siis ma mõtlesingi, et kui mul endal on huvi nagu kõige selle vastu, et siis miks mitte panna enda huvi ja nii-öelda hobi siis hoopis enda kasuks tööle.
Mhm. Ja ma olen alati olnud väga avatud meelega, et ma täiendan ennast järjepidevalt, kui on mõned sellised ülesanded või programmid, mis võib-olla esialgu tunduvad minu jaoks võõrad, siis ma olen alati avatud meelega õppima ja täiendama oma teadmisi. Mhm. Väga põnev. Kas sa tunned, et sa oled valinud endale mingi spetsiifilise valdkonna ka, mis sulle rohkem huvi pakub või pigem oled sa avatud erinevatele nii-öelda ettevõtlusvaldkondadele, erinevatele tegevusaladele ja kõigele sellele? Hetkel ma olen üsna avatud meelega, kuigi kui ma võtan nüüd enda isiklikke huvisid, siis näiteks kinnisvara valdkond on üks see valdkond, mis on mulle alati nagu huvi pakkunud. Ja samuti ka erinevad koolitajad, kuigi koolitajatest kliente mul praegu on, aga et kuna see maastik on ka selline hästi lai ja kindlasti ka võib-olla seda kinnisvara koolitamist annaks ka omavahel nii-öelda kombineerida, et kõik nii-öelda selline, see oleks võib-olla see suund, kuhu ma ise pürgiks, aga aga hetkel ma olen jah olnud avatud meelega, et kui minu poole on pöördutud ja kui ma olen ikkagi tunnen, et ma saan need ülesanded ära täita, siis ma olen ka koostöö vastu võtnud. Mhm. Ja, kas sul on ka mingid lemmikud ülesanded, mis sa tunned kohe, et panevad sul silma särama, et oh, seda ma võiks küll teha hommikust õhtuni? Ma arvan, et hetkel see reklaamide seadistamine ongi see üks ülesanne, et seal on väga palju erinevaid nüansse, mida jälgida ja minu jaoks on väga põnev ka jälgida seda, et kas see reklaam toimib, kuidas ta toimib, kui ta ei toimi, et miks ta ei toimi, et see on nagu ka selline hästi nii-öelda lai valdkond tegelikult ja seal on väga palju detaile, mille peale tähelepanu pöörata. Et ma ütlekski, et nüüd siin suvega on see olnud küll üks selline ülesanne, mis on mul alati pannud silma särama, kui keegi minu poole on pöördunud. Mhm. Ja kui kindlalt sa üldse ennast metas tunned, et minu meelest see on selline totaalne rägastik, ta on omamoodi keeruline ja samas see meta teeb ka hästi palju seda, mis tema tahab. Et kuidas sina ennast nagu selles kohas tunned? Ma ütleks, et iga päevaga ma tunnen ennast aina kindlamalt, kuigi ma tunnen, et mul on veel väga palju õppida. Aga kui ma nüüd võtaksin siin kas või paar-kolm kuud tagasi aega, et siis ma ikkagi tundsin ennast veel väga ebakindlalt. Et eks seal on väga palju tõesti neid erinevaid nüansse ja detaile, mida peab jälgima. Ja nagu me teame, et siis väga tihti on ka tehnilisi tõrkeid, et ka kõige sellega peab oskama siis kohaneda. Mhm. Kas sul on tulnud ette ka mingeid keerulisemaid situatsioone Facebookis, et kas mõne kliendi konto on näiteks kaperdatud või on Facebook otsustanud kinni panna mõne konto, et kas oled ka selliste probleemidega tegelenud? Selles osas on minul hästi läinud, et pole kordagi seda juhtunud, et siiamaani on hästi läinud, et küll väga tihti saadetakse nii-öelda spämmkirju, et näete, et teie konto pandakse kohe-kohe kinni, aga ilmselgelt need kirjad on kõik siis ikkagi võltsid ja nendest tuleb lihtsalt mööda vaadata ja mitte reageerida, sest et sellisel juhul võibki juhtuda see, et jääbki kontost ilma. Mhm. Ja neid ettevõtte kontole tuleb tohutult palju tegelikult neid pidevaid spämmikirju selle kohta, et sa oled väidetavalt mingeid kogukonna reegleid rikkunud ja vahest ei saagi aru, et issand, neid tuleb nii palju, et kas ma päriselt ka nüüd kuskil midagi rikkunud olen või on kõik need spämmikirjad. Mhm. Kas sellest on üldse võimalik kuidagi lahti ka saada, et neid kirju sellisel kujul ei tuleks? Ma kahtlustan, et ei ole võimalik, et eriti, et kui ongi ikkagi ettevõtte kontod on üldjuhul ikkagi ju avalikud kõik, Mhm. et küll noh, jah, ettevõtte kontodel on natukene keeruline sellest nii-öelda täiesti pääseda. Mhm. Ja.
Ma uurin klientide kohta ka veidikene, et kui raske oli üldse esimest klienti leida, et teadagi virtuaalassistentide konkurents ju tänaseks on üpriski tugev, et neid virtuaalseid assistente ju tuleb järjest juurde ja võib-olla ei olegi nii lihtne enam kuidagi silma paista, et kuidas sinule see esimese kliendini jõudmine nägi välja siis? Jah, ma tegutsesin juba aktiivselt kuskil 3 kuud, enne kui ma oma esimese kliendi siis sain. Ja see esimene klient jõudis ka minuni hoopis niimoodi, et tema soovis minuga teha intervjuud enda toote uuringuks. Ja siis seeläbi intervjuu käigus tuli välja, et ahah, et võib-olla tal oleks vaja edaspidi minu abi. Ja siis kuskil nädal aega hiljem siis ta juba kirjutaski mulle, et esialgu ta tahtis küll sellist projektipõhist abi, aga mõnda aega hiljem ta võttis minuga uuesti ühendust ja siis tegime juba natukene pikema koostöö. Aga, aga ma ütlekski, et alguses oli ikkagi väga raske tegelikult, sest et väga palju tuli ei vastuseid, kui ma ise näiteks kandideerisin ja eks ta vahepeal võib-olla ikka natukene võttis seda motivatsiooni alla, aga samas ma mõtlesin, et ei, et ma ei saa ikkagi seda päris sinnapaika jätta, et ma pean ikkagi edasi pürgima ja nii kaua siis katsetama, kuni ma saan piisavalt jah-vastuseid. Ja eks kindlasti alguses on võib-olla enda see enesekindlus ka, et ei olegi võib-olla julgust nii palju müüa ennast, et ei ole kogemust ja teadmisi võib-olla nii palju nagu tahaks, aga noh, kõike ei saagi ju kohe alguses teada, eks ole. Aga mis sina täna leiad, et kuidas on üldse virtuaalsel assistendil võimalik turul eristuda, nii et ta jääks siis ettevõtjale silma rohkem? Üks asi, mida mina soovitaksin, olekski leida oma nišš, millega siis välja paista. Et see võiks kindlasti ollagi midagi sellist, mida võib-olla teistel assistentidel ei ole. Et võib-olla niimoodi täiesti on võimalik välja paista. Ja kindlasti võib-olla ka ise proovida seda, et otse ettevõtjatega võtta ühendust või näiteks kui näed kuskil mõnda kujundust või mõnda teksti, kus näed, et on mingisugune viga või et õudselt tahaks midagi muuta, siis tegelikult seda võiks täiesti otse ettevõtjale siis kirjutadagi kohe, millist lahendust ettevõtjale pakud ja tegelikult nad on väga avatud meelega ja ka sellest väikesest lihtsast sammust võib kujuneda pikem koostöö tegelikult. Ja väga hea soovitus, et julge pealehakkamine on teadagi ju pool võitu, et ise nii-öelda initsiatiivi üles näidata ja pakkuda siis oma teenuseid või siis vähemalt mingeid mõtteid. Kas sinul on tulnud ette ka sellist tasuta töötamist, et kas sa oled pakkunud näiteks seda võimalust ka, et noh, eriti just võib-olla algusajal, et kus sa ise tunnedki, et tahaks rohkem seda praktikat saada või kogemust ja siis nii-öelda pakkuda siis oma teenust kas teine vastu või lihtsalt siis õppe eesmärgil tasuta? Päris alguses mul oli küll üks klient oligi siis praktika raames, et tema kaudu tähendab tema kontakti ma sain ka siis sugulase kaudu ja see koostöö kestis seal võib-olla kuskil 6 aega, aga peale seda nüüd ma rohkem ei ole ise niimoodi päris tasuta pakkunud. Et küll aga näiteks ma enda raamatupidajaga olen hetkel teinud niimoodi, et tema siis aitab mind raamatupidamisega ja mina samal ajal siis seadistan temal siis perekonna restoranile reklaame. Et sellises võtmes ma olen nagu teinud, aga ma niimoodi otsest nagu praktikat ise nagu enam ei ole pakkunud. Ja no need nii-öelda partnertehingud on ju tegelikult väga hea moodus, kuidas ise saada kogemust juurde ja samas
nii-öelda nagu teine vastu ka, et sul ei ole ettevõtjana kohe mingeid suuri kulusid mingite kindlate lõikudega, näiteks ongi, et sa ei pea maksma raamatupidamise eest, vaid sa saad selle nii-öelda teine vastu, et see on hea võimalus ka tihtipeale ettevõtlusega alustades, et mille peale isegi väga palju ei tulda, ma olen tähele pannud, või ei julgeta siis nii-öelda neid partnertehinguid väga ette võtta. Mhm. No väga tore. Küsimusi meil vahepeal tulnud ei ole, aga ma küsiks veel sinu käest soovitusi teistele alustavatele virtuaalsetele assistente, et mis sina omalt poolt, millist nõu sina neile annaksid, kuidas neil tulevikus oleks võimalik silma paista siis rohkem või millega võiks nad üldse silma paista teiste seast? Mm, ma arvan, et üks asi olekski see julgus tulla siis mugavustsoonist välja, olla hästi palju pildis, näidatagi oma igapäevatööd, luua postitusi oma teadmistest, jagada siis infot ettevõtjatele, et mida kõike siis virtuaalassistent pakkuda saab. Ja kui ka näiteks alguses ei ole võib-olla kohe seda enda niši, siis sellepärast ei pea ka muretsema, sest et see tuleb aja käigus. Et minul läks ka kuskil pool aastat aega, enne kui ma taipasin, et kuhu poole ma võiksin hakata siis pürgima rohkem. Et ma olen aru saanud jah, et nagu töö käigus tulevad sellised mõtted nagu kõige paremini. Ja kindlasti ei tasuks alustaval virtuaalsel assistendil jääda õppimisfaasi, sest et ma tean, et väga paljudel võib ka seda olla. Et kui on juba mõned ülesanded, mida saaks teenusena pakkuda, siis tasubki juba seda teha ja siis samal ajal töö kõrvalt juurde õppida. Ja väga hea soovitus. Olen ise ka kokku puutunud mõne virtuaalse assistendiga, kes ma näen, et tõesti kaua juba nagu on seal assistendi koolis ja juba figureerivad, on erinevaid koolitusi läbinud ja kõike, aga ei ole selle esimese kliendini ikka veel jõudnud. Et kas see siis on julguse taha jäänud või mille taha, et täpselt nagu ei teagi. Aga tundub jah, et see esimene samm, nii hirmus kui see ei oleks, lihtsalt tuleb ära teha ja pihta hakata. Aga ma küsin natukene teisest vaatenurgast ka, et nüüd ettevõtja seisukohast, et mida siis vaadata endale virtuaalse assistendi palkamisel või teenuse sisseostmisel, et millised on need omadused, mida võiks nagu vaadata? Jah, minu jaoks on, ma arvan, üks olulisi aspekte see, et assistent ja ettevõtja siis omavahel ka isiksustena klapiks. Et ma arvan, et kohati võib see isegi mängida suuremat rolli kui tehnilised oskused. Et see, et assistendil on ikkagi siiras soov aidata ettevõtjal kasvada ja tema ettevõttel kasvada. Et kõiki neid tehnilisi oskusi on võimalik õppida järk-järgult, aga et sellised nii-öelda pehmed oskused, et iseloomuomadused, et need nagu klapiks, et neid on ka muidugi võimalik aja jooksul siis muuta, enda jaoks korrigeerida, aga üldjuhul on need ikkagi igal inimesel juba nii-öelda välja kujunenud. Ja et kui ikkagi see omavaheline suhtlus on selline mugav ja mõnus, siis ma ütleks, et koostöö on ka ikkagi sujuvam ja on ka paremad tulemused tulema. Ja ma olen ka igati nõus, sest tõesti kõik asjad on juurdeõpitavad, aga kui inimesed omavahel kokku ei sobi, siis on väga raske ka koostööd teha, et pigem tõesti vaadata seda klappi ja võib-olla mitte nii väga vaadata neid oskusi, mis seal juures on, et tõesti anda võimalus siis kasvõi alustavale virtuaalsele assistendile. Just, et väga paljud assistendid ju ka pakuvad tegelikult alguses nii-öelda tasuta prooviperioodi,
et igalühel on küll ka selline oma nii-öelda siis aeg võib-olla see ongi seal tund-kaks, aga teinekord võib juba selle järgi nii-öelda aru saada, et kas see koostöö võiks siis ka pikemalt sobida või siis oleks vaja ikkagi siis juba kedagi teist kõrvale vaadata. Mhm. Jaa, no väga tore, mul on nii hea meel, et sa täna laivi tulid ja ma küsin su käest lõpetuseks veel, et kas sa täna uusi kliente ka veel vastu võtad, et kas huvilised võivad sinu poole veel pöörduda või on sinul juba töömaht täis? Mul siin järjest töömaht küll kasvab, aga mul veel on natukene vaba ruumi, et mul veel on võimalik kliente juurde võtta. Aga kui ma ütlen, et jah, et praegu see baas on üsna kiirelt kasvamas, et ma hetkel veel ei oska öelda, et võib-olla siin nädala-kahe pärast on see kliendibaas juba täis. Mhm. Nii et kes ees, see mees ja kes tunneb, et Kaja võiks olla tema inimene, kellega koostööd tegema hakata, siis julgelt võite Kaja poole pöörduda ja mida kiiremini, seda parem, ma saan aru, sest muidu see rong läheb eest ära. jah, just, et ongi, et kes ees, see mees, see jõuab ennem, et muidu ongi niimoodi, jah. Ja, aga aitäh sulle, et sa täna laivi tulid meile. Tulevastel nädalatel saab nüüd siin ekraani peal sind üha rohkem näha, kuna nüüd reedeti, vähemalt paar reedet kindlasti tuleb Kaja siis minu asemel laivi, mis annab kindlasti ka veel võimaluse kuulajatel sinuga tutvuda, et kuidas sina inimesena oled, aga ma usun, et see peegeldab juba väga hästi sinust, kuidas sa oled soe ja siiras inimene ja sinuga kindlasti on kahtlemata väga mõnus koostööd teha. aitäh sulle veel kord, Margarita, et sa mind kutsusid siia rääkima oma teekonnast ja on olnud üks väga tore pooltund. Ja väga super. Aitäh sulle ja aitäh kõikidele kuulajatele ja soovin teile ilusat reedet. Tšau. tšau!